Ütle, milline on mobiili kasutaja vaatest kõige suurem kasu, kui ta hakkab igapäevaelus e-kviitungi kasutama? Ütleme nii, et ma ei täpselt ei tea, kuidas ta e-kviitungist kasu saab, see sõltub päris e-kviitungi tulevikust, aga mobiilsest kviitungist on ta küll kasu, sest et see tuleb kohe vahetult tehingu lõpus talle mobiiltelefoni, seal on kuvatud makstav summa, tehingu aeg ja kõik lojaalsuskaardiga, mobiilse lojaalsuskaardiga tehtud soodustused. Lisaks saab klient oma mobiiltelefonist juhtida, kas paberit trükkida või mitte. Nii et see moto teel paberivabas ühiskond on siin mobiilis tõepoolest realiseeritud 100%. Kas seda ohtu ei ole, et tarbija hakkab ühel hetkel tundma, et ta on sellest oma igapäevasest infovoost nii ülekoormatud, et ta ei tahagi teada, kus ta raha läheb ja kus mingid kulud täpselt asuvad, aga et see info on tal kogu aeg nii-öelda mobiilis tegelikult olemas? Ma ei usu, sest et tegelikult rääkides klientidega on nad küsinud, et huvitav, kas mobiilis saaks kasutada ka niisugust töötlust, et kus ma näen need kviitungidelt palju ma bensiini ostsin. No meil täna ei ole, omal sellist teenust, aga praegu analüüsime, kas on võimalik sisse laadida kolmanda osapoole äppi, kes toob minu kviitungi haldurist välja, kõik bensiinikulud või küttekulud ja esitab kuu lõpus kliendile, et see vaata, kõik on siin. Nii et ma ei usu, et see muutub kliendile kurnavaks, kui teda kliendi poolt juhtida ja kliendi soovile on demand siis pakkuda. Ma arvan, et see mobiilsed teenused võetakse väga kiiresti omaks, kui ollakse veendunud, et nad on turvalised. Ja Telia on tõesti pühendanud viimased 2 aastat sellele, et see ökosüsteem, mida me loome lõppkliendile ja partneritele, ka nende teenust arendaks, oleks maksimaalne turvaline, mida me oskame üldse teha. Kas e-kviitungist me oleme saanud kõige suurema väärtuse, et kogu see andmekaitse, siis turvanõuded on absoluutselt kooskõlas siis selle uue Eesti e-kviitungi standardiga. Et seal pole vahet tegelikult, regulaatori vaates, et kas see Kuno mobiilne kviitung on nüüd väärtuslik või ei ole või kus seda andmeid kasutatakse, nad ei pea selle üle muretsema, see on täpselt vastab sellele Eesti e-kviitungi raamistikule. Kas me võime ka maailmale olla nende projektidega eeskujuks või on see tegelikult kõik maailmas juba kuskil ära tehtud? Tähendab, eks maailmas oleks palju piloote tehtud ja ka mobiilsed rahakotti on hästi mitmeid tehtud, kuid meil ei ole nüüd uurimistöö käigus hakanud silma sellist multifunktsionaalset ja multipartner rahakotti, kus oleks esindatud makseviisid, seotud lojaalsuskaardid, läbipääsusüsteemid, võtmed. No ma ei oskagi kirjeldada, mis sinna kõik, ja selline online kviitung, millega makseprotsess lõpeb. Et sellist ei tea ma ühtegi neid, et on küll pangakaardide rahakotid, siis on olemas kupongide rahakotid, siis on mingisugused elektroonsed läbipääsusüsteemid, kes käivad ka üle pilve. Tänane turvalise SIM-il läbipääsusüsteemi ei vaja pilveteenust. Ta autendib ennast otse NFC raadioga lukusüsteemiga ja on mul levi, ei ole levi, ma saan ikka uksest sisse. Sama peaks olema ka töötööndite kohta. Nii et ma arvan, et tulevik on siis selline, et on väga palju pilveteenused ja tekib vajadus ka offline teenustele mobiilis, mis on ülioluline. Kuna levialad suurenevad, samas suureneb kasutajate hulk, andmekiirus läheb suuremaks, samas ükspäev saab ikka see toru täis umbe. Nii et ma usun, et kui tehakse mõistlikult pilve ja siis mobiili majutatud teenuste vahel arendusi, siis need on edukad. Ma olen Torise palunud IKT temakeskusest enda kõrvale siia, et otsida üles üks kõige pikem tšekk sellest suurest tšeki akvaariumist. Kui tihti sina ise poes tšekki võtad? Pakutakse ilmselt tihedamini? Pakutakse väga tihti, aga ega ma enam ei võta tšekke. Ma alati küsin, et palun öelge, mis ma sellega tegema peaksin. Kui vaadata siin neid tšekke, siis tegelikult päris korralik paberi raiskamine on see, sest siin on ostetud 2 asja ja nii pikk paber on välja tulnud. No ütlem, temakeskuses näed sa igasuguseid lahendusi, millist elu ja elukaart sa e-tšeki süsteemile või programmile ennustad või on see lihtsalt üks järjekordne kampaania? Temakeskus on reeglina ikkagi niisugune, mitte füüsiline, virtuaalne keskkond, just selles mõttes ikka temakeskus oma ettevõtete koostööprojektide ideede algatamise poole peal. Ja see on üks neid ideid, mis on sealt läinud ja ma arvan, et see
see, et ta on demokeskuses huvi tekitanud või meie liikmetes huvi tekitanud, näitab seda, et sellel asjal on elujõudu ja sellel on elukaar nii-öelda pikkust minna küllaga veel, sest et ei tuleks ju ettevõtted sellega kaasa, kui nad ei näeks, et siin on tegemist, ütleme, valukohaga, mida on võimalik lahendada, millel on lahendus olemas. Et ma arvan, et võiks olla üks selline üks uus e-teenus meie nende Eesti e-teenuste jadas ja väga hästi see sobida. Kuidas see koostöö on kulgenud? Kas ettevõtted võtavad e-kviitungi ideed hästi kuulda või tuleb neid pigem veenda? IT-ettevõtete poole pealt ikka pigem hästi. Et siin ja hästi lihtne on ju seda mõnes mõttes vaadata tavakodaniku vaatest. Et mis tunne on, kui iga kuu lõpus raamatupidaja küsib nüüd, et sa oled teinud kulusid, kus su tšekid on. Et kui palju lihtsam on see, et kui sa saad need palun võtta. Seal on olemas, vaata, et nii ettevõtja kui kodaniku poole pealt, et IT poole peal me arvan, et seal niimoodi tõestamise tegema ei pea. No kui me seda paberiunnikut siin vaatame, siin on ühe inimese aastane tšekkide jagu umbes, siis võib küll öelda, et paberi kokkuhoid korralikust e-kviitungi süsteemist tuleb, aga see ei ole ju ainus põhjus. No kindlasti ei ole see ainus põhjus, mina arvan, et üks asi on tõesti paber, aga teine pool sinna juurde või isegi olulisem on see süsteemsus, mis ta sulle annab. Tõesti ka tavakodanikuna sul on garantiidokumenti või kui tihti sa leiad üles, kui avastad kodus, et need kingad ikka ei sobi või see särk on, praak või kas sa leiad oma tšeki ülesse või see läks koos kilekotiga kuhugi sinna prügikasti poole? Mina alati panen oma tšekid nii kindlasse kohta ära, et ma neid mitte kunagi üles ei leia. No nüüd võiks olla e-kviitung see väga kindel koht, kus sa need alati üles leiad. Et selles mõttes, et ma arvan, et see pool on tegelikult seal olulisem. Et tõesti see süsteemsus, turvalisus, ühes kohas asjad kõik koos, see võiks olla veel olulisem tegelikult ja loomulikult see roheline mõtteviis on sinna väärtusena juures. Ja kui see kõik veel sinu taskus ja mobiilis sinuga kogu aeg kaasas on, siis? Just, et siis ei ole ju nagu mingit muret selle kohal. Et kui me suutsime minna nagu digiretsepti peale üle, et me enam ei pea tooma seda paberretsepti, miks me siis peaksime seda paberit koguma siin?